Marje Talvisel uuele, et ma olen Tallinna tüdruk, aga eluaeg ma olen vihanud seda, et ma seal Tallinnas lapsena pidin olema ja kui peale põhikooli tuli valik, siis see oli väga lihtne valik tegelikult, et ma tahan metsa, ma tahan linnast ära. Kuna tollal maal oli 2 varianti, kas põllule või metsa, ütleme minu teadmist, linnalapse teadmist järgi, siis muidugi ma valisin metsa ja ma ei ole kunagi seda kahetsenud. See, kui sinna said ja hakkasid need eriala ained ja kui muidu käisid metsas, vaatad, see on rohelised, mingid maltsad, mingid taimed, mingid puud, mingid seened ja kui nad kõik said omale korraga nime, ja sellist avastamist, et see oli nagu väga lahe protsess. Kooliaeg oli äge. Kodust ära kõigepealt. Ma polnud veel 16-ki, kui ma sinna esimesele kursusele läksin. Kõik uued inimesed, tüdrukuid. Tollal oli seal koolis ikka väga vähe, meid koheldi nagu kuningannasid. Kui söökla pikk järjekord oli, siis tõmbasid poisid 2 lehte, kui tüdrukud sisse tulid ja suunasid meid esimesena sinna lettide juurde. Ja hoiti meid, nii vähe kui meid tüdrukuid oli, et meid ikka väga hoiti selle. Ma õppisin metsatehnikuks. Metsaharidus sobib naistele ka, aga eelarvamused muidugi on nagu politseinikele ja kõikidel sellistel aladel, et samamoodi sobib. Praegu meil on oma firma Metsaruum. Põhiartikkel on metsakorraldus. Teeme metsamajandamiskavasid, inventuure ja siis lisaks sellele, et igavaks ei läheks, teeme Keskkonnaametile Natura elupaikade inventuure, inventeerime vääriselupaikasid, poollooduslikke kooslusi. Nüüd see aasta on tekkinud selline suur buum, et on vaja tuulepargi aladele taimestiku inventuure teha. Need on nagu sellised hingele midagi, et metsakorraldus on töö. Maksta füüsiliselt natukese kurnav, mida vanemaks jääd, seda kurnavamaks muutub, aga samast on huvitav, on ilus. Ja kui ei ole seda probleemi, et metsa ära eksid ja kardad, siis tegelikult sobib naistele ka mingigi füüsiline vastupidavus. Tavaline tööpäev on see, et hommikul vaatan arvutist, kuhu oleks vaja minna, siis ma tükk aega kratsin kukalt, et kuhu ma täna tahan minna. Kui ei ole seda, et ma nüüd pean kohe minema, valin koha välja. Sõidan kohale, pargin auto metsa äärde, lähen metsa. Ja siis õhtul tulen sealt metsast välja. Istun autosse, sõidan koju ja nii kaua ma siis kõnnin ja mõõdan, kirjeldan, otsin liike, kaardistan, sisestan andmed arvutisse. Oleneb, mis tööd ma parasjagu teen. Selleks, et tasuks minna seda metsandust õppima, et kindlasti sa pead armastama sa looduses olemist ja mitte ainult ilusal ilmaga matkaraja peal, vaid iga ilmaga igal pool. Ja sa pead taluma üksinda töötamist tegelikult. Ja naisterahvas sa pead taluma, et sa pool aega koledates riietes soppan ja higine. Jah, iseseisvust ja ta peab omamoodi inimene olema, kes üldse metsa läheb, et esinejaid tüüpe, aga pole sinna kaua nad vastu ei pea, kes tahavad staarid olla.